ei, siin on järjekordne Henri töötuba kunstring asi. Nimede paanika, ei oska öeldagi, mis see on siin. Eks te ise näete. Ei. Meil on siis täna plaanis. Mis meil täna plaanis on? Eks te ise näete, et te vaataksite videot edasi, mitte ei paneks kohe kinni. Alustuseks tahaks öelda, et see video on kõikidele veganitele, sest et selles videos on kõik väga öko-vegan mahe. Õunad. Õunu on sitaks nagu igal pool. Kui ma pean selle S-tähe sõna vist välja võtma, sellepärast mu väikadega vaatab neid videosi. Õunu on piip, nagu räigelt palju. Neid pannakse kastidega tänavatele, et inimesed sööksid neid. Peale söömise ja võib loomadele andmise, ütleme mingi loomaaedadesse, kuhu iganes saab viia neid. Et mida veel saaks teha nagu? Sest neid on nii palju, et nagu kuidas seda ära kasutada. Nii et mul tuli idee. Do it yourself, Diva ja õuntega. Esimene idee, miks mul see käterätik on. Kõigepealt on sul vaja, mul on 2 nuga siin, ma ei tea, kas on need õiged maad, joonlaud. See on joonlaud, mis see on? Lõikelaud, joonlaud, lõikelaud. See lõpetab see aasta 12. klassi. Esimene on siis kõrvarõngad. Seda ümmargust asja ei ole, mis võtab vops seemned välja kohe, siis on vaja noaga teha augud sisse. Ja siis on see vaja siit välja saada. Huule lippbalsamilt võtsin korgi pealt ja surusin selle õunast läbi. Näete, vau, ilus. Seda poolt ma ei näita, oint näitasin ikka. Liigume edasi. Seda vist siit välja ei saa enam. Fuck, lõigata õun, mis viiludeks. Kõrvarõnga neid metalljublakaid ei ole, siis kasutame niiti. Et no idee jõuaks nagu teieni, et näidata, milline see olla võib. Nii, ja siin on kõrvarõngad, nagu näete, erinevas suurusega saab teha. Kas pikem see suurus, mida allapoole, lühem, et see ise vaadata. Järgmine tipp on tegelikult selle eelmisega üsna sarnane kuusehted. Väga öko, nagu ülimalt ju. Nad muudavad küll värvi mingi aja möödudes ja võib-olla ka mingil määral suurust, aga väga ilus on ju, nagu väga praktiline ja tasuta. Järgmine asi, mida me teeme siis on vaja välja lõigata nagu ikka küünlajalg. Tegelikult ma selle leidsin nagu netist rohkem, ma tahaks lihtsalt järgi proovida. See on ebastabiilne õun. Ebastabiilne õun. Ma poleks arvanud, et ma kunagi midagi sellist ütlen. Wow. Tegelikult selline küünlahoidja. Et tegelikult see küünal võiks veel sissepoole minna ja te saategi minu vigadest õppida, et mida ise mitte teha. Ehk siis tehke õun veel sügavamaks, siis siia saab küünla panna. Kui teil on hästi palju neid, näiteks õunad ulbivad vee peal, siis saad nagu vee peale panna ulpima nagu what? Mida? Uskumatu, eks ole. Siia võid ka selle pika küünla panna, et siuke väike õun ja see on näiteks mingi siuke pikk küünal, et see võib ka täitsa omapärane olla. Et jah, selline nõuanne siis. Seda küünlast välja ei saa enam. Järgmisena me teeme siis sellist asja nagu on eraldi šotiklaas otsitud selle jaoks. Et järgmisena me teeme siis šotiklaasi õunast. Et vajutad ta võib veits vastu punnida algul, aga küll hakkama saab. Siia sisse võib jääda selline tähekujuline selline moodustis, see on nagu ilus kaunis, kui te valate siia viina või mis iganes kokteilid te teete, nagu on ka vesipiibu pitsiga saate teha õunastu pitsi, tegelikult see annab maitset juurde, ehk saate teha šotiklaasid, mis saate pärast joomist saate kas ära süüa või lihtsalt ära visata nagu õue, nagu kuhu iganes.
et noh, et võtate, panete vanad sisse ja noh, jumalast, priimana. Vau, amazing. Sa ei julge oma crushile öelda, et ta meeldib sulle või et ta võiks nagu välja tulla, et noh, lihtne, kirjutad, võtad õuna, kuna õunu on tõesti palju, korjanud mingi enne kooli minnes kuskilt kuradi aia äärest üles, on ju, kirjutad, et kas sa tahad minuga välja? Kas sa tahad minuga välja minna? Kirjutad selle ära ja sa lihtsalt viskad teda. Ma arvan, et ta saab see sõnumi väga hästi kätte. Tegelikult saab veel teha selliseid asju, et saad noh, kuna hästi populaarne on nagu toidust Instasse postitamine, et võib-olla mingit nagu infot edasi anda näiteks, et mida sa tunned. Et nagu mingit nagu Facebooki pannakse pilti, siis pannakse quote peale või mingi aforism või midagi. Ma mõtlesin ka, et kirjutad õuna peale mingi aforismi või mõttetera või midagi ja siis paned selle Instasse, siis inimesed teavad nagu, mida sa tunned ja värki ja see on siuke uus viis, et siuke väga öko ju tegelikult. Et näed, näiteks mina kirjutasin nii. Homsest hakkan korralikuks. Oi, hakkangi. Ja need olid minu poolt siis paar üksikut sellist väikest nõuannet, nippi, mida teha veel õuntega peale nende söömise või jah. Et siis järgmise esmaspäevani ja kasutage neid nippe kindlasti kodus ja rääkige vanaemale, on ju kõik need šotiklaasid, Insta, särki ja värki. Loodan, et teil tuleb ilus sügis ja head viinakuud. Oi, ei, tšauki tšau! Leiame ühe õuna, mis on läbimärk, sest ma käisin just aias ja vihma sajab ja ma korjasin kilekotiga õunu. Ja mu vanaema küsis, et mida fuck'i sa teed siin? Kuule, ma korjan õunu, et kuradi videot teha. Sa ei ütle ju. Ei.